Tere, head sõbrad! Täna õhtul on siin külas meil Epp, mina olen Martti ja me räägime Epust, tema tegemistest ja tema kogemustest kursusega ja Holoneia meetodiga. Tere, Epp! Tere, tere Martti. Ja rõõm näha sind. Kas ma kiskusin sind eemale aiatöödest? Praegu on nii ilusad ilmad või mida sa teed tavaliselt õhtuti? Pool päeva sai aiamaal ära tehtud ja no selle kuumaga ega kaua rohkem ei kannatagi, aitas küll. Et tänase päeva toimetused said tehtud, aga mõnus oli väljas olla, väga mõnus. Osad ei kipugi üldse päeval tööd tegema, teevad hommikul ära, enne kui päike tõuseb aga sa teed päeval ka? No me läksime ikkagi hommikul, aga toimetused venisid ikka päeva peale. Sul on siis suur aiamaa, ma saan aru. No lihtsalt oli sellised asjad vaja, suuremad asjad vaja ära teha, mis ei saa üksinda teha, kuna nüüd täna oli abikaasa ka abiks, siis tegime kahekesi ja siis sai ka suured asjad ära tehtud ennem seda, kui homsed vihmad peale tulevad. Ja, see on see põllupidaja rõõmud, et sa pead ikka loodusega sünkroonis olema, ei ole nii, et ma täna ei viitsi. Kui ilm lubab, tuleb kohe teha. Jah. Räägi lühidalt midagi endast. Kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled? Mõned aastad tagasi, kui see võimalus avanes ja tööstaaž täis sai, siis ma võtsin ennast nii-öelda suure kappamise ringi pealt lahti. Olin ennem viimane töö oli siis laeva peal kelnerina. See küll väga meeldis mulle, aga siis oli see koondamiste aeg seoses COVID-i perioodiga ja sattusin ka koondamislainesse, nagu nii väga mõnedki teised. Ja kuna mul sai ilusti selline võimalus täis, et ma sain võtta ennast nii-öelda paindlikule varasemale pensionile seoses 3 lapse ja 40-aastase tööstaažiga, siis ma kasutasin selle võimaluse lihtsalt ära ja otsustasin, et astun sellest ringist välja. Ja seda aega ju tuleb alati täita siis millegagi ja see Holoneia kursus oli ka väga hea just sellel ajal peale tulema, kuigi ma juba ennem võtsin mõningaid huvitavaid kursusi teiste põnevate inimeste juures, kelle kaudu ma lõpuks sattusin ka siia. Ütleme siis niipidi, et just need inimesed, kelle huvitavaid kursusi ja loenguid ma kuulasin, olid käinud just vahetult aasta enne siin sellel Holoneia kursusel. Ja huvi tekitati mulle päris ilusti, et muidu ma poleks siia jõudnud. Tavaliselt vähemalt minu tähelepanek on selline, võib-olla ka minu enda kogemus, et sinu jutu järgi kõlab, et sa oled sellisel nii-öelda vaimsel teel või vähemalt uurid, sind huvitab sinu enda vaimsus ja nii edasi. Et sageli on inimese elus toimunud mingi märgiline sündmus, mis teda sellele teele nagu justkui juhatab. Et mis sinu elus selline sündmus on? On sul selline sündmus olnud, kus peale seda sa vaatasid, et elu ei ole enam endine või sinu jaoks nagu algas mingi muutus? Miks neid nüansse vist on olnud rohkem? Üks väga huvitav nüanss oli 27-aastaselt, kui mul tekkis elus väike kriis ja ma otsustasin, et ma lähen nii-öelda kirikurüppe. Ja seal ma olin mõningad aastad, ma lugesin seda head suurt raamatut ja sain sealt nii mõnedki targad mõtted. Aga ühel heal hetkel ma tundsin, et see ei ole ikkagi veel see kõik. Et midagi tahaks veel. Ja siis paarkümmend aastat tagasi õnnestus käia ka läbi bioenergeetika aastane kursus, mis oli ka ääretult põnev. Seda viis läbi Peterburi bioenergeetika või biosensoorse instituudi professor. Ja sealt juba ka väga huvitavaid nüansse sai juurde nii-öelda. Aga ka sealt maalt ma ei hakanud tegutsema, ma küll lugesin igasugust kirjandust ja lugesin ja vaatasin raamatuid ja mis iganes variante materjalidest kätte juhtus. Aga üks huvitav hetk oli kindlasti see, et kuna ma olen suurest perest, mul on 3 õde ja vend,
ja kui meie ema lahkus, siis ainukene, kes ei saanud kuidagi niisugust traditsioonilist leina kogeda, olin kahjuks või õnneks mina, ma olen kõige noorem peres. Meie ema lahkudes jättis oma sinna ruumi sellise ääretult sooja ja armastava energia. Ja sealt maalt ma hakkasin endale teadvustama, kuigi ma juba ennem teadsin või olin lugenud siit-sealt, et meie nii-öelda olemus ja teadvus ei lahku ega lõpeta eksistentsi siis, kui meil on keha nii-öelda oma töö lõpetanud, vaid me eksisteerime edasi. Ja selle kogemuse andis küll ema ja see oli niisugune ikkagi väga suur muutev kogemus, sest ma tajusin tema head ja armastavat ja pehmet ja sooja olemust enda ümber ja ma tajusin, et ta on ikkagi elav ja tajun seda siiamaani, et ta on elav. Sinu jaoks see lein ei olnud selline mingi raske kogemus, vaid mul ei tekkinudki üleüldse leina. Mul tekkis ainult nii-öelda nagu hüvastijätu hetk selle keha kogemusega, paitasin ema pead ja vestlesin temaga ja tajusin, et tegelikult ta on kogu aeg siin minu ümber. Et mul ei tekkinud üldse leina, et minu jaoks ta oli ja on, aga ta on lihtsalt nüüd kaugemal ja ma ei saa temaga niimoodi kohtuda, nagu kehas kohtumise aeg on. Et selles suhtes, sellest ajast jäi võib-olla kõige niisugusem põhjapanevam olemuse nii-öelda arusaam, et me ikkagi ei ole ainult meie keha, et me oleme natuke rohkem midagi enamat. Ja mis sa tahtsid öelda? See on pannud neid teemasid ka rohkem niimoodi lugema, arutlema, vaatlema ja natukene võib-olla ka uurima seda, mis seal väljaspool meie maad võib toimida, et kosmilised asjad on peale seda väga huvitavama hakanud. Kui nüüd kursusest rääkida, et kuidas sa selle Holoneia kursuseni jõudsid, et kus sa seda kuulsid üldse või kuidas sa jõudsid? Selle Holoneia kursusega oli täpselt nii, et ennem meie kursust on siis eelmises grupis olnud 2 väga toredat ja toimekat noort naisterahvast, kes on siis mõlemad erilised just sellega, mida nemad inimestele pakuvad või millega nemad oma missiooni täidavad ja inimesi teenivad. Kes need olid inimesed? Üks nendest on Kadri Nurmeots, kes on teinud väga põnevaid loenguid Ärkvel teadvel looja selles YouTube'i kanalis, aga samuti ka Elohima nime all. Ja tema on ka väga hästi tunnetanud ära, et ta on kosmilist päritolu ja kuidagi mulle temaga koostöö on väga meeldinud ja üks soovitajatest siia tulekuks just nimelt oligi tema. Tema tegi ka intervjuu ja andis oma info ja soovitused väga paljudele inimestele, kes siis võtsid tulla siis selle peale. Et mina siis olin üks nendest ja teine oli Kadri Kuha, kes toetab inimeste tervist energeetilisel ja ka siis juukseanalüüside Kairi Kuha, jah. Et tema toitumisalased nõuanded on ääretult põnevad ja kõik tema loengud, mida ma mitmeid läbinud olen, on ääretult põnevad ja kuna mul on endal üsna sarnane valdkond, millega ma ka natuke tegelen, on siis nimelt testin inimeste tervist kvantresonantsseadmega ja kuna ma olen õppinud ka toitumisnõustamist peale seda, kui ma jäin koduseks, siis toitumisnõustajana ja tervisenõustajana olen nagu need viimased aastad siin toimetanud. See kursus, ütleme, mis sinu jaoks niisugune määrav oli või mis sul sellised kõhklused ja küsimused enne kursust oli või mäletad seda aega, kui sa seda otsust langetasid?
Ja kuna ma teadsin, et see kursus on seotud energeetilise tunnetamisega ja just nimelt mitte ainult enda energiate, vaid ka teiste energiate tunnetamiseks, siis see oli esimene barjäär, mis pani kõvasti mõtlema, et kas ma ikka tulen sealt üle. Kuna ma olin saanud mõned sessioonid läbi Kadri Nurmeotsa koolituse, siis ma mõtlesin küll appi, mismoodi tema küll kõike seda loeb ja teab ja aru saab ja tunnetab. Ja see oli niivõrd imeline. Ja vot see oli esimene asi, mis pani mõtlema, et kas mina ka suudan. Aga kursusele tulles jah, oligi niimoodi, et alguses, kui kuulata teooriat, siis on niisugune veidikene segane tunne, et tulevad ju tavaelust mitte kasutatavad väljendid. Ja siis oligi algul kuulad selle ühe korra laivis ja kaasas olles ära ja teist korda, kui pärast ka siis salvestus ära kuulata, siis hakkas väga hästi paika loksuma kõik ja pisitasa omandus teooria süviti, sest kõik loogilised seosed meil tegelikult on sees olemas, lihtsalt me hakkame neid teadvustama. Ja kui me hakkasime praktikani jõudma, siis ma lihtsalt lõpuks otsustasin, et kui kõik teised on saanud selle selgeks, järelikult hakkab mul ka tulema. Ja hakkas küll, jah. Kui sa võrdled ennast enne kursust ja peale kursust, kas sa märkasid ka mingit erinevust või mis erinevusi sa märkasid? Jah, erinevused on sellepärast, et ikkagi me maandume rohkem ja süviti. Ja üks asi see, et me hakkame iseennast rohkem jälgima, iseenda sees olevaid protsesse jälgima ja nägema erinevaid mustreid, erinevaid mõttemalle ja kõike seda, mille järgi me igapäevases elus füüsilise isikuna nagu toimime, räägime ja tegutseme. Et nüüd on sellel väga palju rohkem nagu tähelepanu ja sihuke rahukese on tunduvalt rohkem sees, et enam ei lähe nii kergesti närvi selle peale, mis ümberringi toimib. Et las nad toimetavad seal ümberringi nii, nagu nad tahavad, et igal ühel on oma tee. Oskad sa mõnda konkreetset nagu ühte mingit muutust tuua, et enne ma tegin nii, okei, aga nüüd märkasin, et muutus. Mingi konkreetne näide tuleb sul ka pähe? No eks need igapäevaselt on neid pisikesi näiteid, kas nüüd kohe mõni niisugune ergas näide tuleb, aga mõttemallide osas on küll niimoodi, et ei taha neid negatiivseid mõtteid nii palju enam mõelda ja ka teistele kipun meelde tuletama, et kui sa nüüd tahad midagi, et elus muutuks, siis pigem ära ütle välja negatiivis, ütle see asi välja positiivis, nii nagu sa tegelikult tahad. Ja see on nagu hästi tugevalt mõjutanud just, et märkab kogu aeg nagu märkab neid nüansse, mis, kuna me oleme ka meie iga sõna, iga mõte, iga tegu läheb nii-öelda toimimisse, et me ei oska sellega varem arvestada, aga kui me hakkame seda nägema, et iga sõna toob energeetilise nii-öelda liikumise kaasa, ütleme siis niimoodi, et selles suhtes sellega tuleb arvestada ja olen ise märganud just enda peal ka seda, et kui kipub niisugune negatiivne mõttemuster sees olema, ega siis palju paremaks ei lähe, aga nii kui panen ennast nagu positiivsete mõtetega toimima ja meeleolu on rõõmus ja eriti ei vaeva oma pead nagu mingite muredega, siis läheb ka tunduvalt paremini. Ja paljusid asju saab täpselt selles suhtes teha, et kui on nii nagu öeldakse ka need meditatsioonid, tänupalved ja kõik sellised, need kõik on tegelikult alati toimivad olnud ja neid tänuga saab päeva alustada, tänuga saab päeva lõpetada ja samuti siis ka puhastada teatud energiamustrid, et kui ma ütlen, et ma saadan need energiat endast ära, siis ma tean, et ma magan ka väga rahulikult. Kas see on sinu selline rituaal, alustada päeva tänuga või lõpetada tänuga? Jah, on küll. Kui sa nüüd kirjeldaksid, ma ei tea, mõni vana sõber või tuttav tuleb
noh, sa tead igasuguseid asju, ma saan aru, et sa oled ka õppinud igasuguseid asju, aga näiteks keegi tuttav, sõber tuleb, küsib su käest. kui ma kuulsin, et sa tegeled selle mingi holoneia meetodiga, et mis asi see on, mis see on, Mhm. kuidas sa talle seda kirjeldaksid oma sõnadega? Ma olen mõnele inimesele püüdnud nagu rääkida sellest, et meil on keha nagu loomadel ja meil on ka üks närvisüsteem nagu loomadel. Me reageerime igasuguse ohu peale kiirelt ja ilma nagu mõtlemata või et need reaktsioonid toimuvad kuidagi liiga nagu jah, me nagu peaks ütlema, nagu ei mõtle, aga asi pole üldse mõtlemises, vaid asi on selles, et meil tuleb seest reaktsioon nii kiirelt, et me ei jõua üldse hakata mingisugust niisugust teistsugust varianti kaalumagi. Kuigi tavaliselt öeldakse, et inimesel on, kui on mingisuguse asja tegemiseks vaja valida, siis alati öeldakse, et esimene valik on õige. Ja esimene valik on nagu tuleb teadvusest, aga see võib olla nii peenikese ja väikse häälega, et me ei pane seda tähele ja siis laseme juba nii-öelda teisel häälel endast üle sõita, mis ütleb, et jah, ikka vist nii ei tasu teha ja kõik need muud jutud, mis sinna juurde tulevad. Aga nüüd ma olen see sõber tuttav, okei, aga ilus jutt, aga mis seal sessioonis toimub siis või mis see meetod, mis sa siis teed minuga seal? Kas sa paned mind pikali või püsti või mis see tähendab, see holoneia meetod? Ahah, et ma jõudsin ära rääkida ainult pool juttu, et meil on närvisüsteem, mis reageerib kõikidele asjadele väga nii-öelda teadmatult ehk põhimõtteliselt alateadvuse kaudu tuleb reaktsioon ja kui me suudaksime ennast korralikult maha rahustada ja püsida nii-öelda ilma hirmude ja muude negatiivsete mõtetega, siis võib meil olla teadvusest hoopis teistsugused reaktsioonid. Et põhimõte on selles, et meil on kaks närvisüsteemi, üks on juhitud läbi meie alateadvuse, mis reageerib täpselt nii nagu loomariigis, hirmupõhiselt, ohupõhiselt või mõne muu reaktsioonipõhiselt ja emotsioonipõhiselt ja teine on rahulik keskmes olek ja see aitab meil vaadata elule hoopis teiste silmadega ja see on ka see, mida me tegelikult kõik vajame, me tahame kõik olla rahus, armastuses, harmoonias ja sellega saab ka nii-öelda üldist ümbruse keskkonda rahustada. Ja kui ma tulen sinu juurde sessiooni, kas ma pean sinu juurde koju tulema või kuidas see käib, see sessioon? Mina tean, kuidas see käib, aga ma teestlen praegu, et ma ei tea. No üks variant on see, mida me praegu vestleme läbi Zoomi ja teine variant on üks-ühele kohtuda sellistes ruumides, kus on mõlemal turvaline ja rahulik. Okei. Kui keegi nagu küsiks sinu käest, ma ei tea, keegi, et kuule Epp, et sa käisid seal kursusel, kellele sa seda kursust soovitaksid, kui sa soovitaksid üldse? Et kellele see võiks sobida, see kursus sinu arvates, olles sa ise nüüd läbi käinud selle? Ma arvan ikkagi sellised inimesed, kes on selle sisemise teadvuse ja vaimsusega rohkem sina peal, kes on huvitatud sellest, et püsida ise võimalikult heas keskmes, heas ühenduses ja saada oma elule nagu eesmärke ja ka missioonitunnetus kahtlemata, sest tegelikult me oleme kõik tulnud mingisuguste ülesannetega siia kehastusse, et ei ole ainult süüa, magada ja paljuneda. Et ju meil on ikka muid ülesandeid ka elus. Ja siis, kui me seda endale teadvustame, et siis ongi parimad võimalused on see, et kõigepealt saada ise endale rahu ja harmoonia sisse ja siis aidata seda ka teistel võimalikult palju olla, et see inimene võiks olla natuke huvitatud nii vaimsusest kui ka sellest, et ta tahaks olla kellegile nii-öelda heaks toeks ka. Et ühesõnaga inimesele, kes tahab endast nagu teada saada
ja kes võib-olla on ka huvitatud nii-öelda teistele justkui olema toeks selles samas protsessis. Just. Ma ei tea, aeg läheb nii kiiresti, see intervjuu aeg on nagu supsti kuidagi läbi saanud. Ma arvan, et sinuga võiks rääkida tunde ja tunde ja sul on palju jutte kindlasti veel rääkida. Kas sa ise, kus sind leida võib, kui ma tahaks sinu juurde näiteks sessiooni tulla? Oled sa Facebookis, on sul veebileht? Facebookis ma olen, aga veebilehte mul praegu ei ole, kodulehte mul ka hetkel ei ole. Kunagi mul oli see seoses loodustoodetega, aga praegu ühtegi veebilehti mul üleval ei ole. Kas me tohime sinu kontakte panna siia video juurde, kui nendele, kes soovivad sinuga ühendust võtta, ma ei tea, meiliaadressi või telefoninumbri? Jaa, võib küll. Jah. Aga suur tänu, Epp, et sa jagasid oma vaatenurki ja oma kogemusi, et kohtume jälle. Aitäh, Martti, ja ilusat suve kõikidele. Olge terved. Aitäh. Olgu nii, nägemist. Nägemiseni.